Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 107. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane külaline on Ingmar Saksing, LVM kinnisvara juhatuse liige, kutseline maakler, tase 6. Tere, Ingmar! Hommikust, Tõnu! Ja maakleri büroo juht on stuudios, järelikult maakleribüroodest ja maakleribüroode vaatest räägime, aga kõigepealt ma annan sulle alustuseks võimaluse paari lausega tutvustada, et kes sa oled ja mis sa teed ja mis asi on LVM kinnisvara? No, mina töötangi kinnisvaramaaklerina viimased 33 aastat ja mulle meeldib olla sõna otseses mõttes põllul, et suhelda klientidega, müüa kinnisvara, osta kinnisvara. See ei tähenda alati, et need huvid piirnevad ainult sellise ostumüügiga. Me oleme ka kinnisvara arendamas ja selliste uute varade loomine on veel omakorda selline põnev ettevõtmine, et eriti sellised kõik uued lahendused sinna juurde, aga LVM kinnisvara on aastast 1992 kinnisvaraga esialgu kauplev, seejärel kinnisvara hindamisteenust pakkuv, kinnisvara haldusega tegelenud ettevõtte. Tänaseks me oleme haldusest loobunud ja siis hästi suures plaanis ütleme selline see meie tegevus 2/3 järelturg ja 1/3 siis uusarendused, et on see tänane portfoolio, et see nagu suhe on küll pisut muutumas, eks ju, aga tänane seis on selline. No väga hea, pikk kogemus ja lai praktiline lähenemine ja käed küljes niimoodi, et sinuga, ma arvan, saab tulema huvitav saade, aga mulle ikka meeldib alustuseks raamida ära, et kui me puudutame turgu ka, et siis ikkagi siuke majanduskeskkond mõjutab seda, kus me oleme kinnisvaraturu mõttes ja kuhu me läheme. Et kui me vaataksime nüüd majanduskeskkonda, siis mis sinu hinnang on, et mis meil praegu on sellised olulised tegurid, mis majanduskeskkonnast märkimist väärivad? No eks ikka kinnisvara turu kontekstis. Ütleme niimoodi, et see on nagu ka natuke filosoofiline küsimus, eks ju, et küsimus, kui palju majanduskeskkond siis kinnisvara büroo tegevust mõjutab. Et võiks ju mõelda nii, et büroo liigub koos majanduskeskkonnaga, teisest küljest jälle ei ole ju küsimus selles, mitu tehingut kokku tehakse, vaid mitu tehingut konkreetne kinnisvaramaakler või büroo iga kuu teeb, eks ju, nii et selles loogikas võiks ju öelda, et Saaremaal või Haapsalus või Võrus ei tasuks üldse kinnisvaramaakleri töötada või kinnisvaramaaklerit või büroo teenust pakkuda. Teisest küljest loomulikult ütleme, mida parem on majandusseis, seda rohkem on tehinguid. Täna, nagu siin mõni päev tagasi, eile või üleeile tuli välja info, kus siis me oleme väljunud sellest langustrendist, et esimesed plussid on küll õhkõrnad ja nagu siin märtsis hommikuti tekib jää, eks ju, sulab kiiresti, aga ütleme, seda on tegelikult ka turul tunda, ja mitte nüüd ütleme siin veebruarist, eks ju, aga varasemast perioodist juba september, oktoober, väga aktiivsed kuud, november, et see, et nad tulid tehingud tulid nagu sinna novembrisse, detsembrisse, jaanuarisse sisse, seda oli tegelikult turul olles ette teada, eks ju, et ja sellepärast mulle meeldib ka turul kaubelda, et sa nagu tegelikult näed natukene seda statistikat, seda datat näed nagu ette ja sealt poole pealt, aga ütleme majanduskeskkond ja mis seda mõjutab, eks ju, kindlasti Euribor, eks ju, mida on hästi palju käsitletud ja ma arvan, et kõik laenuvõtjad täna teavad enam-vähem peast, kuidas see liigub. Ja on ta siis aasta lõpuks 2 või tänane 2,5, eks ju, igal juhul on see mõistlik hinnatase ja teistpidi sinna kõrvale ka pankade selline tegevus, kus nad on nagu tulnud ka marginaalidega alla, siis ütleme siuke 3-4% väga mõistlik raha hind pikas perspektiivis, et kui me vaatame nagu üle suure
lombi, eks ju, USA poole peale, see pikaajalised laenud 5-6%, jah, Skandinaavias on odavamad laenud, aga ütleme nii, et nende kapitaliseeritus ja nende nii-öelda see akumulatsioon on kindlasti kordades suurem kui meil siin, eks ju, ja pluss veel erisused laenutüüpides, kus makstakse ainult intresse, mitte põhiosa ja nii edasi, et aga siin ei peatuks, aga Euribori kõrval siis teine suur muutus, mis kinnisvaraturgu see aasta kindlasti nagu mõjutama hakkab, on siis maksumuudatus, mis puudutab käibemaksu, üüriturgu mitte, aga müügiturule ta kindlasti mõju avaldab. Ma ei ole veendunud, et ta sellisel määral turgu mõjutab nagu autoturul juhtus, eks ju, automaksuga seoses, et ostame nüüd kõik autod ära elu lõpuni, laod täis ja varuks ka, eks ju, aga ta kindlasti turu aktiivsusele positiivselt mõjub ja sealt edasi on siis, ütleme, sellised spekulatsioonid, et kas siis nii-öelda pluss 2% sinna otsa tuleb, mina olen veendunud, et ta sinna otsa ei tule, sellepärast, et me ei ole nagu nii tugeval pinnal, samas jälle ta eelnevalt ja järgnevalt ikkagi võimaldab nii uusarendust kui ka nii-öelda osaliselt selle tõttu järelturul hindu läbi rääkida nii müüja kui ostja poole pealt ja see jätab oma jälje, nii et võib-olla etteruttavalt võiks öelda maakleritele, et mai-juuni ärge siis puhkus planeerige, et kindlasti jaanipäeva paiku tuleb kõvasti nii-öelda pihta anda. Sa nimetasid nüüd, kuidas neid nüüd ma täpselt kokku loen, et ühe siis olulise sellise negatiivse teguri, see on maksuteema, sa nimetasid nüüd kas üks või kaks positiivset tegurit, eks kas ühest küljest siis intressimäära langus ja teine asi siis jutust käis läbi ka laenupakkumine, mis selgelt on positiivsed soosivad tegurid. Kas meil nüüd nende tegurite või ka mingite muude tegurite toel sinu arvates selline 25 aasta saab pigem olema liikumine positiivses suunas või negatiivses suunas? Positiivses ikka. Selles mõttes, et see eelmise aasta nagu teine pool, ütleme, eelmise aasta esimene pool oli selline hästi selline ütleme, rahulik ja ütleme, otsis nagu suunda see turg, eks ju. Et siis nagu teine pool aasta seda oluliselt nii-öelda seda arvamust muutis ja eelkõige, et ta ei tulnud kohe nagu tehingutesse sisse, aga see aktiivsus, et me iga nädalaselt ju monitoorime või ütleme, mõõdikutena siis kasutame ütleme, näitamiste arvu, külastuste arvu, eks ju, broneeringute arvu, müüdud objektide arvu, et eelnevad indikaatorid, ka näiteks eksperthinnangute tellimiste arvu, eks ju, et nagu kuigi ütleme, see on ka selline näite, mida ei saa absoluutselt võtta, et vahepeal meil tundus, et eksperthinnangut telliti väga palju, järjekorrad läksid nii-öelda liiga pikaks, tempo tekkis taha. Tegelikult nagu me teame, eks ju, seda põhjustas hoopis refinantseerimine, eks. Mida pangad aktiivselt hakkasid pakkuma selle tõttu, et alati see eksperthinnangute kasv ei peegelda, ütleme, turuliikumist üles, nii et see oli selline eelmise aasta selline nagu tõdemus, eks ju, aga ütleme, kindlasti külastuste arv, eks ju, et mitu klienti mitmeid varasi vaatamas käib, eks ju, nädalas, päevas, et me korraldame selliseid suuri tutvumisnädalaid ja seal ikkagi, kui nädala jooksul külastab sul ütleme, tavapärase asemel 4 korda rohkem kliente, eks ju, loomulikult seal on ka siis sooduspakkumised, eripakkumised finantseerimiseks, siis see ikkagi näitab seda, sest ütleme, aasta-poolteist tagasi samasugused kampaaniad selliselt ei töötanud. Nüüd me astusimegi juba sellise majanduspildi juurest järgmise nii-öelda alateema juurde, elamispindade turg. Et nagu sa ütlesid, eelmise 2024 aasta esimene pool oli tehingute osas vindumine, teises poolaastas tehingute arv kasvas. Kas selline tehingute arvu kasv oli, kuidas öelda, kas me jõudsime mingile mõistlikule tasemele ja siit lähme nüüd edasi ülespoole või kuidas sa hindad sellist eelmise aasta tehingute arvu just aasta teist poolt?
no ütleme, see turg otsib oma suunda, et noh, ütleme sellist hüppelist kasvu üle platsi, nagu mulle meeldib öelda, või üle Eesti nagu oodata ei ole, küll väiksematel turgudel on ette teada, et need numbrid mitmekordistuvad, sellepärast et tehingutesse tulevad uute projektide müügid, eks ju. Ja kui 2023 alustati osade ehitustega, eks ju, et siis justkui tekkis uuesti või taastus nagu see arendajate kindlus või meelsus, eks ju, ja alustati uute projektidega, siis 24 lõpp ja 25 alguses on projekte realiseerumas. Tõsi, need ei ole nagu 100% välja müüdud, aga selline kolmandik kuni pool on kõigil välja müüdud, sellepärast, et finantseerimise eelduseks on ju pankadel või ka sisemiste nõuete tõttu vähemalt see kolmandik, eks ju, et need lisanduvad kindlasti tehingutesse, aga ütleme, see peamine liikuma panev jõud, ütleme selle raha hinna vähenemine või ütleme selline, see kindlasti nagu toetab seda, aga see päris nõudlus, eks ju, et nagu kui sa ikkagi elad nagu kahetoalises korteris 2 lapsega, et sul on ruumi vähe, eks ju, ja siis sa nagu mingil hetkel ikkagi teed mingi otsuse, kas sa siis ostad või siis liigud suuremasse üürikorterisse, ka selliseid tehinguid on, et müüakse väiksem oma kodu ja üüritakse siis asemele hoopis suurem, eks ju, et igal juhul see on see päris vajadus, eks ju, et see nagu on minu hinnangul eelkõige seda nagu tagant tõuganud, et hästi palju selle 3 aasta jooksul pärast sõja algust pandi neid otsuseid pausile ja halb öelda, aga mingil hetkel harjuti sellise uue normaalsusega ja ütleme, see elu liigub edasi nii Eestis kui ka tegelikult nii-öelda lähemates riikides nii-öelda sellele sõjale, nii et see päris nõudlus on tegelikult minu hinnangul see, mis, aga ta ei kordistu, ta nagu selles mõttes, et miks ma arvan, et siis väga palju rohkem tehinguid ei tule, et see tase iseenesest see või natuke rohkem, eks ju, sest ütleme siin otsused tulevad viibega, on igati mõistlik tase ja kui vaadata tervisekriisi alguse, ütleme, ma mäletan, et oli jutuks, et see oli 400 või 450 korteri tehingut kuus, et see tundus nii-öelda olematult vähe, eks ju, et siis täna me oleme hoopis teistel tasemetel korda 2, eks ju. Kui ikka tehingute arvust jätkata, et siis ma saan aru, et ma olen selline häälekas vähemus, et mina pean tänast tehingute arvu pigem kõrgeks ja kõrgeks Miks? Väga hea küsimus, et ma võrdlen tehingute arvu ajaloolise keskmisega ja ajalooline keskmine võiks anda mingi indikatsiooni, kuidas asjad tavaliselt on olnud ajaloos. Ajalugu ei kordu kunagi. Vastupidi, ajalugu kordub alati. Sarnaselt, alati mingis teises võtmes. Aga jah, et ma usun, et me mõlemad suudame aktsepteerida eriarvamusi. Raske on, eks valus on natuke, aga... alati on ju, kui seal on mingi loogika ja struktuur sellel põhjendusel, eks ju, et sa oled kindlasti hästi numbritega kursis, mind toetab või mina nagu lähtun sellest, mis ma iga päev näen, eks ju, et kas see klient astub üürikorterist, ostab noor pere seal endale uue korteri või üürib ta suurema või ostavad nad kinnistu, et ehitada sinna nii-öelda moodulmaja, eks ju, et siis need sellised päris nii-öelda tehingud ja kliendid nii-öelda on nagu see indikaator, mida mina nii-öelda igapäevaselt näen või millest ma lähtun, eks. Jah, et sina näed seda, mis päriselt toimub
ja siin on nüüd või toimuma hakkab, eks ju. Jah, täpselt, et sa näed seda, mis päriselt toimub või toimuma hakkab ja näed osalt otsepõllul ja kindlasti, eks sa kuskil vaatad ka mingeid statistilisi numbreid, et mina lähtun pigem statistilistest andmetest ja siis eks teen siin oma mingeid ajaloolisi keskmisi või vaatame viimase 5 aasta keskmisi ja kui ma korraks läheneks andmete sisse ja okei, et ma tõmban natuke tagasi, et tehingute arv on siuke mõõdukalt hea, ütlen niimoodi. On väga selles mõttes nagu hea, et nagu kui keegi ütleb, et need võiks nagu oluliselt rohkem olla, siis ma ütlen, et see et mille arvelt see tuleb ja teistpidi, kui ta on oluliselt vähem, siis ütleme, ega see ei ole ka midagi ebatavalist või ebanormaalset, eks ju, et see tegelikult ütleme, on täpselt selline nii-öelda tsüklilisus, mis tuleb sisse läbi nende uusarenduste nii-öelda valmimiste nagu järelturule, nii et mida väiksem turg, seda rohkem ta nagu seda pilti mõjutab, eks ju. Jah, sükest hüplikust on, aga et kui ma vaatan, eks, et me oleme ajaloolisest keskmisest kõrgemal ja siin on, et täpselt kas ajalugu kordub või mitte, aga meil on minu meelest kinnisvaratehingute mahust on selline sõda, just ma räägin sõda ja selle järel toimuv on mööda läinud. See, et tarbijakindlus on meil ikkagi sellist ajaloolist põhja kompamas. Okei, ta on olnud siin energiakriisi all 22 aasta sügisel veel madalamal ka, kui ta praegu on. Ja see, et meil intressimäärad olid väga kõrged ja nad on ikkagi sellise harjumuspärasega võrreldes 2,3, 2,5 peal olev Euribor on ikkagi nulliga võrreldes oluliselt rohkem. Et kuidagi ikkagi tehingute arvust on see mööda läinud. Nojah, aga eks ütleme see tarbijakindlus, ma olen ka nagu mõelnud, et kust või kuidas ta tuleb, eks ju, et alati ta nagu ei peegelda, teist küljest sa alati ju pead ka millegist lähtuma, et ainult kõhutundest või ainult sellest, et sa nagu üks nädal seal oled väga nagu seotud ja väga aktiivselt kauplemas ja teine nädal ei ole midagi, et sa pead ikkagi mingid numbrid või ütleme iseenda jaoks ikkagi mingid raame nagu kuidagi nii-öelda omama, eks ju, või kaardistama seda turgu, eks ju, et aga see on, ütleme, selline analüütiline nagu suur pilt, eks ju, et nagu eks aasta pärast samal ajal on näha. Ma olen mõne maakleri, vaataks, et jälle, et ma lähtun mingist oma eeldusest, et tehinguid on siis, ma jään selle juurde mõõdukalt heal tasemel või pigem, ma ütleks juurde, et pigem palju, aga et ma olen nagu rääkinud maakleribüroo juhtidega, mitte sinuga, me sellest ei ole niimoodi konkreetselt rääkinud ja maakleribüroo juhid, mõned ütlevad, et jah, kuidagi raske on ja tehinguid on vähe. Ja kui me vaatame, et kus tehingute arv on 24 aasta jooksul just kasvanud, siis see on teisene turg, järelturg ja see on see just, millega maaklerid ju kokku puutuvad, et uute korteritega maakleritel on tihtipeale vähem puudet, et ma ei saa sellest vastuolust aru, et kas sa oskad seda avada? Ja vaata, ega seal ongi nagu see, et ütleme, kas olla nii-öelda hands-on näpud paignas, eks ju, või vaadata nii-öelda, ütleme seda pilti, mis nii-öelda siis tehingutena nagu arvetena ja ütleme selliste mõõdikutena sul sisse tuleb, eks ju, et ja teine pool nagu sellest on ka see, et küsimus on ju maaklerite arvus, eks ju, et mis nendes büroodes on, et kui palju keegi nagu teeb ja mis pilti ta kujundab, eks ju, et ütleme, tegelikult on hästi, ütleme, kui tegemist on nagu klassikalise ettevõttega, eks ju, siis sul nagu need andmed kõik koonduvad, eks. Ehk et erinevate piirkondade ja nii edasi ja see tunnetus ka konsolideerub, aga ütleme, meil on palju ettevõtteid tegelikult, kes on frantsiisi äris, eks ju. Ja ütleme, see frantsiisi loogikas, seal on omad plussid, eks ju, aga see sama nii-öelda koos tegutsemise, ütleme, kultuur on eraldi teema, aga ütleme, see sama infovahetus tegelikult, ütleme, seda ei ole nii efektiivselt võimalik korraldada kui ühes ütleme äriettevõttes, eks ju, et seal on sul mingid ühised teemad, eks ju, ja sa võid vaadata numbreid, aga sa päeva lõpuks sul seda ühist sellist tunnetust ja see on ka nagu see, miks mulle meeldib selline nii-öelda klassikaline ettevõtmine, et tõesti iga päev ütleme, sa ikkagi saad seda nii-öelda infot otse turult, pluss iga nädal ju kõikide piirkondade
kõik müügiplaneeringud, asjad, sul tekib nagu selline sidusus või selline tunnetus nagu üle platsi, eks ju, et nagu nädalate viisi ja ütleme läbi aastate, kui sa neid mõõdikuid vaatad, sa tead, mis on nagu sina ütled, ajalooline keskmine, eks ju, et siis see nagu näitab nagu seda poolt, nii et ja teine pool, mis lisaks ütleme see info selline erisus, eks ju, on ikkagi see, et kes mida tehinguks loeb, eks. Et mida ma olen nagu tõdenud, on osade maaklerbüroode andmetes on näiteks üüritehingud ja tehingud, eks. Ja ütleme siis, sealt tekib nagu see, et nagu et meil tehinguid oli palju, aga käivet ei olnud, eks ju, et aga mis see tehing on, eks ju, et meie mõistes tehing on ainult ostmüük, eks. Et nagu, et ma arvan, et see pool, eks ju. Ja siis kolmas pool on see, et millist pilti tahendatakse kujundada või kuidas seda presenteerida, eks, et kui turg ei ole toetav ja seis ei ole hea, eks ju, et siis on lihtne ka seda öelda, eks ju, et aga täna, kui keegi ütleb, et tööd on vähe, siis tuleb peeglisse vaadata, ega ma ei oska muud midagi soovitada. Võtame nüüd selle tehingute asja kokku ja liiguks hindade juurde. Kuidas sa hindad, kuidas meil on minevikus siukse aasta-pooleteist jooksul hinnad liikunud? On need kukkunud, on need tõusnud, püsivad nad paigal? Mis on hindade suund olnud minevikus just? Praegu nüüd ütleme pool aastate kaupa, 2-3 pool aastat, eks ju, siis pigem hinnad on ikkagi korrektsiooni alla läbi teinud, eks ju, et nagu ennem, ütleme, hoiti seda hinnapositsiooni umbes aasta, siis veenduti, et see nagu müügitase ei ole nagu, ütleme, jätkusuutlik või piisav, siis, ütleme, esimesed hinnamuutused tõid rohkem tehinguid ja see viis kogu sellise loogika sinna, et kui vahepeal siin ka ajakirjandus ju otsis, et näed kuskilt kui hinnaalandus, et näed ikkagi hinnad kukuvad, siis võimendati neid, eks ju. Mäletan, et see ÜIT-kampaania sai siin tohutu tasuta publicity, kuigi ütleme, jätame need numbrid sinna, nagu nad on, eks ju, et aga osteti nagu see hinnamuutuse nagu sõnum ära, eks ju, et siis ütleme, praegu ikkagi heas mõttes turg, eks, et müüja küsib palju, ostja tahab maksta vähe, kumbki ei ole rahul ja tehing toimub. Müüjale vähe ja ostjale palju, et nagu see nagu kuidagi tasakaalupunkt või ütleme, see on nagu leitud ja selle tõttu tulevad ka need nagu tehingud järgi, eks ju, et mõlemale nagu sobib, eks ju, et ja ütleme, klassikaline kauplemine, läbirääkimine käib ju hea tehingu juurde, eks ju, et kui müüja ütleb, et kui sa ei osta, ma panen 100 000 juurde või ostja ütleb, et kui sa 100 000 alla ei anna, siis ma ei osta, ega see selline ultimaatumite vahetamine kuidagi kaasa ei aita, nii et praegu on mõnus turg, saab kaubelda, eks ju, ja tegelikult sõltubki nagu tulemus sõltub sellisest professionaalsusest, et milliseid argumente, milliseid nagu lahendusi, ostu puhul sa suudad välja pakkuda, ütleme, ostjale või siis ka müüjale, eks ju, et neid olukordi lahendada, see nagu drive'ib seda turgu. Kas sa hindade liikumises näed ka kuskil mingites segmentides mingeid erinevusi, et segmendid kas mingi piirkondlikult või uued versus vanad või vanadest päris vanad või uuemat sorti järelturg või on segmentides hinna erinevusi olnud? On ikka, et ütleme selles mõttes näiteks, millest vähe räägitakse, võib-olla ei taheta, võib-olla ka ei ole nagu nii palju kogemusi, aga viimane näiteks kvartal on tekkinud hästi palju olukordi, kus ütleme sellise nagu pakkumishinnaga ostetakse see asi ära ja mõnikord ka pakutakse rohkem, eks ju. Aga see on nagu ütleme, ma ei tea, uues maailmas näiteks, ütleme, kui on väiksemat sorti korterid, eks ju, seal nagu
on see nõudlus suurem või siis kalamajas näiteks, eks ju, et kui sul on nagu sihuke mõnus, noh, ma ei mõtle kalamajal Koplit, eks ju, aga sul on hea korter, eks ju, siis tegelikult need asjad liiguvad päris ruttu ja siis on näiteks hoonestamata kinnistud, eks ju, mis nii-öelda, noh, mis on ehitusõigusega ja noh, probleemivabad juurdepääsudega, eks ju, siis tegelikult paljude jaoks alternatiiv on ikkagi seesama nagu uue maja ehitamine ja noh, see, noh, ütleme, kui sa elad korteris, noh, sa oled kogunud, sa ostad ära kinnistu, sa saad hakata projekteerima ja siis mingil hetkel sa müüd oma korteri ja noh, saad selle raha nagu ehituseks ja noh, liigud nagu elamusse, et noh, see nii-öelda elamute ostmine on ka nagu noh, hästi palju nagu seotud sellega, et korterite nagu absoluuthinnad on ka nagu läinud ülesse, eks ju, ja noh, ütleme siis alternatiivina see maja nagu on nagu hea valik, eks ju, perspektiivis. Mina olen siin viimasel ajal kuulnud enampakkumistest olukordades, kus müügiks on mingi väga kehv korter ja enampakkumist viivad või noh, enampakkumisel osalevad flippijad. Kuidas sul sellega kokkupuudet? No jah, on, et aga noh, ütleme niimoodi, et me esindame alati müüjat, eks ju, et noh, ütleme, noh, teades, mis turul toimub, eks ju, et siis ikkagi noh, ütleme seesama ja noh, ütleme professionaalsete ostjatega on nagu see teema, et eks nad nii-öelda esitlevad nagu seda informatsiooni noh, enda vaatepunktist, noh, mis ei ole halb, aga noh, selge, et nagu kasutatakse läbirääkimistes kõiki argumente, et nii sularaha pakkumisi kui kohe maksmist ja kiireid tehinguid ja nii edasi, aga noh, tegelikult ma arvan, et nad on natukene hiljaks jäänud, et kui nad oleks pool aastat või natuke rohkem tagasi neid oste teinud, eks ju, et noh, siis nad oleks olnud, noh, ütleme nii läbirääkimiste positsioonis paremad, eks ju, et noh, nüüd, kus see turg nagu liigub ülesse, on nagu keerulisem, sest noh, ütleme nii, et no minu hinnangul, noh, ütleme, eriti Tallinna nagu korteriturg on päris efektiivne, eks ju, et noh, seda infot on üksjagu, eks ju, kõikidel on telefonid, kõikidel on teadmised, eks ju, et noh, seda nagu noh, võib-olla selline vanema generatsiooni puhul üksi elaval inimesel on nagu vähem informatsiooni, aga noh, siis ongi mõistlik nagu maakler palgata, et hinnastada õigesti, et nii-öelda ikkagi see 10 000 eurot vähem, noh, see on mõne pensionäri jaoks terve nagu aasta nagu pension, eks ju, et ei ole mõistlik, et jah, tundub, et maaklertasu on kallis, aga veel kallim on odavalt müüa, et selles mõttes on nagu need valikud sellest. Siia teemasse veel ikkagi, eks, et sa rääkisid, et saab allahindluseid, siis sa mainisid või noh, tõid välja, et maaklerid on noh, ikka 9 juhul 10, kui mitte sagedamini müüja poole peal, et kuidas nüüd, et aga ostja tahab ju allahindlust, et kuidas ostjal oleks siis ja ostjate elamispindade turul on ju valdavalt mitteprofessionaalid, et kuidas nüüd ostjal oleks ikkagi võimalus võimalikult head allahindlust saada, kas ta peaks ka omal maakleri palkama või mis ta peaks tegema? No Eestis maakleri palkamise loogika nagu ei tööta, sest noh, ütleme, ostja ei ole valmis maakleri teenusest maksma, eks, et kui no me oleme mõelnud sellele, sest noh, ütleme, meie süsteem on hästi sarnane Saksamaale, kus tegelikult mõlemal poolel on esindajad, eks ju, USA-s, kus on mõlemal poolel esindajad, eks ju, aga see on nagu noh, päriselt inimesed on valmis maksma, eks ju, et noh, ütleme see mudel näiteks noh, selliselt, kus ütleme noh, maakleri tasu näiteks sõltub sellest, kui palju ta suudab nii-öelda ostja eest hinda läbi rääkida, eks ju, et tema tasu sõltuks sellest, siis kui me nagu seda ideed testisime, siis enamus ostjaid ütleb, et aga niikuinii kõik need hinnad, mis on väljas, noh, ma saan sealt ise alla rääkida. Ja siis ongi kõik, eks ju. Et ega noh, ütleme see läbirääkimine ei ole see, et ma ütlen, et noh, ma ei tea, küsitud hind on 200 ja ma ütlen 150 ja kui sa ei müü, siis ongi kõik, et noh, see nagu kuhugi ei viisi, kedagi ei veena, eks ju. Et ja noh, teine pool on nagu see noh, ütleme ajastatuse pool, eks ju, et noh, eriti noh,
sõltuvalt nagu turgudest, eks ju, aga noh, näiteks sesoonsed turud on kõik sellised kuurotid, eks ju, noh, seal on ju mõistlik osta ikkagi nii-öelda low season või noh, ütleme praegu veel, eks ju. Et ja noh, samas näiteks noh, Tartus tudengile korterit ei ole mõtet juunis-juulis ostma minna, eks ju, et see tuleb osta siis noh, tegelikult oktoobris, eks ju, või novembris, sest noh, täna juba tegelikult ostetakse noh, ütleme vanemate poolt ja noh, turul väga aktiivselt vaadatakse ringi, eks ju, noh, veel ennem kui kõik riigieksami tulemused on teada, aga noh, see aasta ma soovitan ostjatel osta ikkagi nüüd ennem juunit, eks ju. Et noh, eriti kui plaan on osta uut vara, et siis uue vara puhul on noh, arendaja valik, eks ju, et noh, kas ta annab selle 2% riigile või ostjale, eks. Et nagu enamus on, ma olen päris kindel täna valmis nagu paindlikumalt läbi rääkima kui pärast 1. juulit, nii et noh, see selline väike nagu tasuta on kaasa, eks ju, et 2%, 200 000, 4000, kui seda saadet juhtud kuulama, eks ju, võiks olla nagu see kasu, eks ju, et nagu, aga noh, ütleme see selline nagu läbirääkimiste ja see pool, noh, natukene ma olen mures selle nii-öelda kõige selle kaasuvaga, eks ju, et noh, minu arust on meil nagu nendest müügilepingutest saanud sellised lahtised lepingud, eks ju, isegi kui ta on notaris on alla kirjutatud, siis noh, see pool, mis nagu turul pärast seda juhtuma hakkab, noh, panebki muretsema, eks ju. Sa räägid uutest korteritest praegu, eks? Ma räägin ka järelturu korteritest, varjatud puudustest või nähtavatest puudustest, eks ju. Sa korterite ostes nägid, noh, sa pidid nägema, et selle 2-toolisel magamistoa aken on vahetamata, eks ju. Ja köögi ja elutoa aken on vahetatud, aga sa ikkagi esitad nõude müüjale, et sa noh, nii-öelda, kuna nii-öelda oli kuulutus uued aknad, eks ju, see tähendab, et kõik aknad olid uued ja noh, ütleme, pärast seda tehingut neid vaidlusi on tekkinud ebaproportsionaalselt palju, ehk et nagu järjest olulisem on see, kuidas see nagu müügileping saab ette valmistatud olema ja siin kahjuks sellist nagu noh, universaalset valemit või nõuannet ei ole, eks ju, et noh, lihtsalt see, et noh, ma teen seda tehingut notaris, eks ju, ei ole absoluutselt mingi garantii, eks ju, sest notar on ainukene inimene, kes ei tea, mida ostetakse ja müüakse seal laua taga, eks ju. Et müüja teab, mis ta müüb, ostja on selle üle vaadanud, panga esindajal on olemas eksperthinnang, maakler on selle objektiga tuttav, aga notar noh, kui ta ei ela just samas majas või samas piirkonnas, siis tal puudub tegelikult selline tunnetus või teadmine, eks ju, ja noh, ütleme need vaidlused, et kas on rahulikud naabrid, kas on toimiv ühistu, eks ju, et nagu kõik sellised asjad tegelikult ütleme, siin on ju need kaasused, kus pärast tehingut, kus lepingus on kirjutatud hulk puudusi, mida ei olnud ka müügikuulutuses, siis nagu vaidlustes lähtutakse müügikuulutuse tekstist, eks, kuna kohus ütleb, et see otsustus või see ostuotsus sai alguse sellest müügist, eks ju, kuigi sa oled alla kirjutanud, et sa tead kõigest, eks ju, nii et noh, ütleme siin ütleme see protsess, mis puudutab maaklerite ja sellist professionaalsust ja ostjate poole pealt, noh siis mina annan küll ostjatele nõu, et palgaku vastav siis ekspert, eks ju. Et kui on ehituslikult nagu teema ehitusekspertiis tellida või siis palgata maakler, kes seda korraldab või siis jurist advokaat, eks ju, kes lepingut ette valmistab, nii et see ikkagi uskuda, et sa teed nagu ütleme elus teed nagu tänase, vanasti, ma ei tea, siin 30 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, 1-2 tehingut on ju elu jooksul, et enam-vähem ikkagi jalad ees lahkusid kodust, eks ju, et siis täna neid tehinguid on rohkem, aga ütleme see loogika, mis toimis 5 aastat tagasi või ka 2 aastat tagasi, see täna enam ei toimi, et see protsess, see rong liigub päris kiiresti erisustega, nii et nagu siin öelda, et mida teha, mina soovitan pisut kulutada ostes rohkem,
olla kindlam kui see, et noh, nii-öelda panustada iseenda peale, sest noh, me kõik teame, et Google on kõikvõimas, aga mitte alati ei ole sellest pärast vaidlustes abi. Kuule, tead, Ingmar, see on väga oluline ja huvitav teema, aga ma suunaks meid meie nii-öelda esialgse suusaraja peale tagasi natuke. Et sellest ma peaks tegelikult eraldi saate tegema, varjatud puudused, et täna me... Tee vastupidi saade, varjatud puudustega on selge, aga just nähtavad puudused. Okay. Mis on näha, eks ju, sa nägid, sa pidid nägema, eks ju, aga noh, kuidas sealt nagu need vaidlused tekivad, aga küsi. Jah, et nii palju siiski, et täna 5. märtsil, kus me saadet ette salvestame homseks 6. märtsi ilmumiseks, siis Ekspressis oli ka üks varjatud puudust artikkel, päris huvitav, oli see Delfi või kusagil oli, et soovitan väga lugeda. Aga ma noppisin sinu jutust ka ühe minu meelest väga hea mõtte välja, et kinnisvara arendaja peaks mõtlema, et kas ta annab 2% riigile või ostjale. Ja nüüd sellest nagu osalt nagu sellest haakuvalt ma küsiks, et kuidas sinu tunnetus on, jäädes hindade teema juurde, et kuidas meil hinnad nüüd 25-26 aasta jooksul liikuda võiksid, mis tempos, kuhu suunas, mis segmentides toimub? Eks noh, see ootus arendajate poole pealt on see, et noh, kuna sisendid kallinevad, noh, maksud tõusevad, noh, käibemaks on üks, aga tulumaks ju samamoodi puudutab kõike seda seonduvat, eks ju. Pluss energiahinnad, tulevad nõuded kogu selle nii-öelda kõik ESG-ga seonduvale ja nii edasi. Et noh, lihtsalt see turg täna seda sellisel määral seda hinnatõusu vastu ei võta, et noh, teha see automaatne kalkulatsioon pluss 2% või pluss 4% või noh, kogu see hinnatõus nii-öelda noh, ütleme siis nagu ostja poole peale tõsta, et seda, noh, ma nagu seda ei usu, aga noh, teistpidi ei ole ka nendel hindadel noh, tõesti kuhugi nii-öelda väga nii-öelda kuhugi kukkuda, sest noh, teisel juhul need ei müüda, eks ju. Et inimesed saavad ju, noh, ütleme enda eluoluga väga palju paremini hakkama kui 2007, 8, 9, eks ju. Et nagu see, noh, ütleme see põhivajadus ja kogu see pool, et ma arvan, et selline igavalt stabiilne saab olema, eks ju, et kui nüüd ütleme väliskeskkonnast mingeid selliseid tohutuid nagu muutusi tulemas ei ole, eks ju, et aga noh, viimaste päevade sellise uudiste valguses ma saan aru, et ikkagi üht või teistpidi saab olema nagu noh, mingid selgemad raamid kui siiani ja noh, ütleme nii, et see võib olla ka noh, teistpidi noh, ütleme ka plahvatuslikult positiivne lahendus, eks ju, et nagu, aga kui väliselt nagu mingeid muutusi toimumus ei ole, siis saab arvestada nende hinnatasemetega, mis täna nii-öelda noh, toimivad, eks ju, et nii-öelda, aga noh, loomulikult see ei tähenda seda, et kui turule tulla mõne eristuva tootega või noh, nõudlusele väga noh, vastava asjaga, võib olla nii-öelda supermüüke, eks ju, kus projektid on ette läbi müüdud ja võib olla ka nii, et noh, need hinnatasemed, mis on, eks ju, siis nii-öelda ostjate poole pealt ikkagi aktsepti ei leia, sest et mõned projektid ju, mis noh, täna turul on ikkagi projekteeritud noh, 3, 4, 5 aastat tagasi, täna nad on töös, on ju, ja nad ei pruugi kõige paremini vastata, on ju. Ja noh, ütleme, muret tekitav on noh, ütleme ka osade arenduste või arendajate selline noh, ütleme likviidsus, eks ju, et nii-öelda, et loodame, et nad kõik on nende riske selliselt objektiivselt hinnanud, eks ju, aga noh, ma soovitan kõigil täna ka noh, teistpidi uued arvutused nagu kodus ära teha, eks ju, et nagu et mitte see, et okei, teeme ühe tehingu, muudame seda hinda, eks ju, et noh, sul peab ikkagi päeva lõpuks kuidagi noh, see tabel kokku saama, eks ju, et võib-olla veel kord, kuigi projekt on juba töös ja nii edasi, et arvutada, eks ju, et noh, kas saab midagi muuta, kas on vaja midagi muuta või kas tuleb midagi muuta, nii et nagu see hindade poole pealt ma arvan,
tunnetuslikult ka on nõudlus on olemas, eks, ka Tallinna kõrval teistes linnades ja ka kõikide teiste linnade nagu lähipiirkondades, eks ju, või rõngasvaldades ja ütleme, et seda toetab nii-öelda see raha pakkumine ja hoiab tagasi siis kõikvõimalikud sellised ütleme siis maksud ja tegelikult ka näiteks mis otseselt puudutavad notaritasud näiteks, eks ju. Et ütleme, alati võib väita, et see notaritasude tõus kuidagi tehingute arvu ei puuduta, aga lihtsalt arvutuslikult, kas sa maksad ütleme 200-300 000 vara puhul, mis on nagu paljuskis täna selline meil kaubeldav keskmine varaväärtus, eks ju, et kas siis ridaelamu või vanem maja, mõni aasta vanem maja või ütleme ka suurem korter siis, eks ju, et kas maksad siis 1700 eurot või maksad 2800 eurot, eks ju, siis justkui see 1000 eurot ei olegi enam raha, aga ma olen üsna veendunud, et igasugune hinnatõus ikkagi jälle nagu teistpidi seda nagu tehinguid tagasi hoiab, eks ju, ja ütleme, see ju puudutab ka siis uusi varasi, eks ju, et kui seal korteriomandi seadmise tasud ikkagi, ütleme sul 10 000 asemel on 20 000, siis see kindlasti su kulusid nii-öelda mitte planeeritult nagu muudab, eks ju. Aga pöörame siit kinnisvaraturu juurest maakleri büroo vaatesse ja me ikkagi tuleme minevikust, et kui vaataks 2024 aastat, mis sinule, Ingmar, kui maakleri büroo juhile eelmisel 2024. aastal muret tegi, mis rõõmu tegi? Ütleme siis maaklerile, et nii-öelda, eks loomulikult tiime tuleb nii-öelda ka nii-öelda vedada, aga mulle meeldib nagu nii, et me teeme seda koos, eks ju, et ei ole kuskil keegi, kus ees midagi juhib ja teeb, et me teeme neid asju koos ja selles mõttes, ütleme, see eelmise aasta algus oli selline, nii-öelda suuna otsimise aeg ja ütleme, kohati tundus, et sõltumata, mis sa proovisid, justkui nagu, ütleme, sellist nagu kandepinda ei leidnud, eks ju, aga teisest küljest jälle selline aeg, eks ju, kus sa otsid neid uusi lahendusi, on jälle nagu, minu hinnangul kõige põnevam, eks ju, nii et mul eelmine aasta nagu väga meeldis, et päris mitmete selliste automaatikate ja loogikatega ja ütleme, selliste tehniliste lahendustega me tegimegi algust eelkõige selle tõttu, et sellist efektiivsust nii-öelda parendada ja kui, ütleme, see tavaline veendumus hästi palju turul see, et ütleme, üks maakler ei suuda rohkem kui 10 objekti korraga hästi müüa, siis meie kogemus on vastupidi, et väga head tulemused on nendel maakleritel, kelle portfell on, ütleme siis alates 50 objektist tegelikult, eks. Et sealt tekib nagu, ütleme, selline soovituste ring, eks ju, ja loomulikult inimene seda üksinda ei suuda nii-öelda hallata, aga ütleme, assistentide kõrval on meil ju tegelikult tehnoloogia, eks ju, ja hästi palju on küsimus selles, et kui palju sa oled nõus nagu panustama selleks, et tulevikus nagu säästa, eks ju, et mulle tundub, et see loogika on see, et turg on nii väike, et mis me ikka siia neid, see 10 000 ei ole ju mõistlik kulutuseks, see ei tasu ära, et selle raha eest tasub palgata keegi miinimumpalgaga need, ma ei tea, infot vahetama, eks ju, sinna või mingid andmeid sisestama, et me nagu see eelmise aasta võit ikkagi oli hästi paljus nii-öelda kinni nagu nendes uutes nagu rakendustes, mille me saime just tänu sellele keskkonnale, mis otsis oma teed, eks ju, toetust ja mõnikord on nii-öelda vaja lihtsalt proovida mõned asjad prügikasti visata ja sealt edasi, nii et see nagu turg nagu taastus loomulikult aasta teises pooles on ühest küljest nagu tore üldiselt võetes, aga mulle meeldib keeruline turg rohkem.
ma ütlen ausalt, sest noh, see on ikkagi nagu see loogika, et arsti juurde lähed ikkagi siis, kui noh, sul seda hammas valutab, eks ju, et kui noh, sa ei taha iga kuu hambaarsti juures käia igaks juhuks, eks ju, et nagu noh, et äkki midagi, nii et noh, kui müüa on lihtne, ega siis sul ei ole ka mõistlik noh, ütleme, või ei olda valmis tegelikult ikkagi seda nagu lisa nii-anda kulutust tegema, kuigi noh, ma nimetaks pigem seda ikkagi investeeringuks, eks ju, et nii-öelda noh, seesama turu poole pealt, nii et aga noh, ütleme see teistpidi see tiim, eks ju, meil on noh, ütleme teistsugune loogika, et noh, meil on täna tiimis 31 maaklerit, eks ju. Me teeme nii-öelda maakleri kohta Eesti parimat nagu tulemus kindlasti, eks ju, et noh, ta nii-öelda, kuna maaklerite nagu andmed on kõik avalikud, eks ju, nagu sa tead tänu, eks ju, et sa pead lihtsalt teadma, kas tal on noh, see firma, mille alt ta siis nii-öelda teenust müüb, eks ju, et kas on ta siis nagu holding või mingi muu, eks ju, et noh, mõnedel on mitu firmat, eks ju, aga üldiselt kui see korra nagu läbi käia, siis sa näed tegelikult kõikide maaklerite selliseid tulemusi ja noh, meil on keskmisest kuskil 4-5 korda nagu erinev see tulemus, aga noh, see ongi see, et noh, ütleme seda portfelli hallata on vaja nagu noh, teist lähenemist, nii et need uued asjad ja keeruline turg on see, mis mulle meeldib. Kas 2025-2026 aasta saab olema ka keeruline turg? Või mis on just nagu maakleri büroo juhi vaatest? Sellepärast, et noh, vaatan, et noh, siin, mis me ennem rääkisime kõikide lepingutega, asjadega seondub, et see professionaalsus on ikka väga madal. Noh, ütleme niimoodi, et see on mul nagu see koht, mis nagu ka muret teeb, eks ju, et nagu noh, ütleme sellistes põhimõistetes ei orienteeruta, eks ju, et nagu ei saada aru, mis vahe on noh, ma ei tea, kasutuskorral ja omandil, eks ju, et nagu noh, ütleme kõik see pool, eks ju, et nagu noh, see peaks ikkagi saama mingid raamid kogu see tegevus, nii et aga noh, teisest küljest jälle noh, selline keeruline aeg ka muidugi oluliselt nagu maaklerite arvu vähendas, eks ju, ja noh, ütleme siis noh, tavaliselt sellised liikumised ka, et noh, ütleme, et büroosi või noh, ettevõtteid tuli juurde, sest noh, jälle tekkis noh, 2-3 aktiivsemast maaklerist tekkis jälle uus ettevõtmine, aga noh, päris selliseid uusi sisenejaid noh, ütleme, kes jõuliselt on selle asja ette võtnud, eks ju, noh, neid ikkagi kahjuks täna ei ole, et ma ütlen kahjuks sellepärast, et noh, see oleks alati nagu noh, põnev, eks ju, et nagu joonele panna ja võistelda. No mis on sul konkreetselt LVM-is 25 aastas, just et kõige olulisemad väljakutsed, millega sa tegeled, et maakleri büroo toimiks? Uus CRM, eks ju, me oleme 5 korda otsinud, noh, on Resolve, eks ju, on Scoro, on noh, ütleme, osad on sidunud nii-öelda enda süsteemid KV või City nii-öelda noh, nii-öelda selle RBO või noh, ütleme see maaklerkeskkonnaga, eks ju, aga noh, see on üks asi on nagu andmeid edastada ja teine on ikkagi, ütleme see kogu see müügiprotsess sellisel tasemel nii-öelda noh, nii-öelda professionaalsel tasemel hoida, eks ju, et noh, see Salesforce või mis on puhtalt nagu sellised müügikeskkonnad, need jälle nagu noh, kinnisvara loogikas nagu ei sobi, nii et noh, me nagu oleme 2 süsteemi ise teinud, siis oleme siin rootslastega pikalt suhelnud, tõlkinud, teinud, prügikasti visanud, et me oleme jälle uuesti uue süsteemi juures ja see on jälle nagu noh, see, et ta peaks töötama telefonis, eks ju, et nagu noh, kui maakleril on aega istuda laua taga desktopis, eks ju, no siis ma ütlen, et ta on kas väga andekas, eks ju, või tal ei ole mitte midagi teha. Et noh, see töö on ikkagi noh, see köögilaua taga või diivanilaua taga või ehitused kuskil kiiver peas, eks ju, või seal kuskilt mingi pööningul või keldris, eks ju, et noh, sa nagu oled nagu selle nagu protsessiga seotud, et noh, kõik see pool, mis puudutab nii sisse tulevaid kontakte, kuidas ta salvestatakse, kuidas neid kontakte hoitakse, eks ju, et noh,
see, et noh, ütleme, kui sa oled andnud nõusoleku, eks ju, ostjana, et sa saad nagu kõige värskemad pakkumised veel ennem portaale, no see on nagu hea klienditeenindus, eks ju, mida see tehnoloogia saab toetada ja noh, vaatame, kuidas õnnestub, aga me oleme jälle sinna nagu panustanud ja ütleme, proovinud ka näiteks seda run property teemat, eks ju, aga nagu, sorry, et aasta aega inglise keelest eesti keele peale üleminekuks, on liiga pikk aeg, eks ju. Et nagu, kui me oleme Eestis, siis see süsteem peaks olema eestikeelne vähemalt, eks ju, üleni, eks ju, ja õigete mõistetega. Et loodame, et neil läheb hästi, aga me nagu, ei ole nagu veendunud, et see kõige parem täna on. Et ütleme, see CRM-i või see kliendihaldus keskkond, mis on seotud siis nii müügi poole pealt kui ka siis nii-öelda selle varade poole pealt, eks ju, et nagu rootslaste süsteem on väga hea müügis, aga nende õigussüsteem, kõik, mis puudutab objekte ja objektide sidumist, eks ju, sest nagu ikkagi täna töös olevad on iseteenindus, eks ju, mida ühelgi kinnisvarabürool ei ole täna Eestis, eks ju, et kui sa nagu protsessi alustad, et sa saad sõlmida maaklerteenuste lepingu, nii nagu sa sõlmid täna, ma ei tea, liikluskindlustust, eks ju, et tundub elementaarne, aga ühtegi nagu töös ei ole, eks ju, sa saad ülevaate protsessist, mitu klienti, mitu vaatamist, näitamist, nii edasi, sa saad seda teha õhtul, on ju, et sa ei pea, ütleme kedagi kuskilt, on ju, ja samamoodi nagu ka siis eksperthinnangute selline tellimine, eks ju, et kui sa nagu lennupileteid ostad, on ju, siis sa ei lähe lennufirma kassasse kuhugi või kirjuta e-maili, sa nagu valid endale marsruudid ja valid endale selle eksperthinnangu tüübi, vara, eks ju, ja sa saad selle teenusest maksta ja sa tead, mis kuupäeva sa selle kätte saad, eks ju. Et seda ei pea tegema e-maili, sõnumi ja telefoni teel, minu arvates. Tundub päris kõva väljakutse. Osaliselt see hindamise pool nagu täna, meil tasumise poolt ei ole, aga tellimise pool on nagu juba aasta nagu töös, eks ju, et selles mõttes kliendid on selle üles leidnud ja kui meil algus oli ka nagu sisemiselt see, et kes sealt tellib, kus sealt tellib, eks ju, et siis tänaseks on üle 50% tellimustest juba kõik kodulehelt, eks ju. Palju te LVM kinnisvaras tehisintellekti teenust kasutate ja kuidas kasutate? Ma ei tea, kui palju ma sellest rääkida. Palju sa saad? et robote me kasutame, eks ju, aga see ei ole kuidagi tehisintellektiga niipidi seotud. Aga see järgmine samm on ikkagi see sama nii nagu sa Telias või Elisas nii-öelda saad botidega suhelda. Ütleme, seda me oleme nagu testinud, aga ütleme, sealt uus väljakutse on nagu see, et me suudaks ka ikkagi selle süsteemi rääkima panna, eks ju, me oleme katsetanud erinevaid nii-öelda keskkondi, eks ju, aga sealt ütleme eesti keel tuleb ikka selline soome aktsendiga, sa saad aru, et see ei ole päris inimene, et ta on parem kui näiteks ajalehtede juures, ütleme need ette loetud artiklid, näiteks, mida mina kasutan, eks ju, et sa saad nii-öelda pikki lugusid lasta nii-öelda endale ette lugeda, eks ju, et eriti kui sa nagu liigud palju ja ütleme, sul on mingi sõiduaeg, kus sa saad kuidagi paremini seda aega kasutada, eks ju, et nagu olla kursis, sest seal saab sisse lugeda otse selle, ütleme konkreetse, kas siis büroojuhi või maakleri või hindaja nagu hääle, eks ju, aga ta ei ole veel nii hea, eks ju, et nagu, nii et selles mõttes, ütleme, see on natukene nagu, ütleme, tore teema nagu arutada, aga päris sisulist nii-öelda poolt täna nagu rakendamas ei ole, mõtteid, alustame lihtsamatest asjadest, eks ju, ja siis liigume nagu edasi, et vaatame, kui palju on, kuhu jõuame, aga ütleme, eks neid teemasid on nagu veel, eks ju, et kõik see, mis nüüd ütleme, hindamise poole peal ESG-ga seonduvalt nii-öelda kaasub, eks ju, seal on tõesti vaja, ma ei tea,
nelja kätt lisaks, et noh, kõiki neid riske ja olukordi seal hinnata, nii et noh, vaatame, kuhu me jõuame, aga loodame, et mitte väga nagu kaugele, et nagu äkki et kusagilt peab alustama, et alguses oli sõna, eks alguses oli mõte, et sealt saavad suured asjad alguse. Aga tead, aeg on nii kiiresti kulunud, et me peaks hakkama otsi kokku tõmbama ja ma lõpetuseks küsikski, et anna võib-olla palun meie kuulajatele, vaatajatele, ütleme siis kinnisvaraturu osalistele mõni mõte või tarkusetera, mis nad võiksid kas meie saatest kaasa võtta või on sul lihtsalt mõni soovitus või nõuanne? Kas siis kõigile või maakleritele või no. Kuidas sa soovid? Niimoodi, et võib-olla võtaks siis kokku kõlanud mõtted, eks ju, et noh, maaklerile lihtne soovitus, ära mais, juunis puhkus planeeri, tee kõik tehingud ära, et turg kindlasti seda nagu noh, maksutõusu eel toetab, eks ju, noh, lisaks kaasub sinna nii-öelda selline jaanipäeva ka noh, seonduv selline tavapärane tihe selline tehingute vormistamise aeg, eks ju. Ja noh, teine pool, mis kindlasti nagu maakleritele nii-öelda nõuandena kaasa anda, et õpi, eks ju, et täna noh, kõik need teadmised, mis 3 aastat tagasi olid, noh, nendega väga palju midagi teha ei ole, eks ju, et noh, ütleme, mis puudutab nii-öelda lepingute ettevalmistust, ole kursis erinevate lahenditega, eks ju, mis puudutab ka näiteks maaklerteenuste lepingut, näiteks broneerimislepingute kehtivust, mitte kehtivust ja nii edasi, et noh, tegelikult meil on head süsteemid ja koolitus loomulikult, et noh, kui tundub, et see, noh, sa oled kunagi selle kutse omandanud ja midagi õppinud, eks ju, et meil nagu väga palju muidugi maakleritele advanced või noh, ütleme, nii-öelda full professional, noh, ütleme, tippudele nagu noh, ei pakuta, eks ju, et ikkagi noh, hästi palju on seda ABC-d, et noh, kes alustab, kes turule tuleb, aga noh, ütleme, kas järgmist taset, eks ju, seda on nagu vähe, aga noh, eks seda rohkem tuleb ise seda otsida. Et nii-öelda ja kindlasti siis kutse omandada, et kui sa oled nagu 5 aastat maaklerina töötanud täna Eestis ja sul ei ole kutset, siis ma ütlen, et sa ei võta seda tööd tõsiselt, eks ju. Sa võid öelda mulle ükskõik mida, et see pole oluline, klient seda ei hinda ja see on lihtne eksam, tee ära. Et see on nagu, noh, see näitab sinu pühendumist, eks ju, et ma lähen nüüd 4. korda tegema, eks ju, seda ja noh, samamoodi põhimõtteliselt tahad läbida kõik need erinevad siis koolitused just selle mõttega, et noh, aru saada, mida pakutakse, kuidas seda pakutakse, eks ju, mis on nagu see pool, eks ju, et nagu noh, ühesõnaga ole hea ja hoia ennast kursis maakler, eks ju. Müüjale siis võib-olla see soovitus, et nii-öelda kaalu igat nagu sellist pakkumist tõsiselt, eks ju. Et täna noh, lisa mingi väike allahindlus, eks ju, et sul on see kogu müük tehtud, kui sul hea plaani rahaga ei ole, hoiuste intressid on nüüd langenud, aga noh, vähemalt sa oled nagu likviidne, eks ju. Ja noh, ütleme, et see nagu maksutõus puudutab kõiki, noh, eriti uue vara puhul nii-öelda müüjad, eks ju. Ostjatele ka, noh, see sama soovitus, mis kõlas, et võta ikkagi ostmisel, noh, ta ei ole enam nagu noh, sõiduki ostmüük, eks ju, et või noh, telefoni ost, mis on tarbijale kuidagi tagatud, eks ju, et palka ikkagi professionaalne, eriti kui sa ostad järelturul, eks ju. Et uute puhul ikkagi, noh, ütleme, kui referents nii-öelda arendajal on olemas, eks ju, ja noh, seal ütleme, finantseerimas on ka ehitusi pangad, eks ju, et siis hästi palju seda, noh, köögil poolt tehakse ära, aga järelturul, noh, ei ole keegi seda monitoorimas, et noh, need pangapoolsed mõned soovitused seal kaasa antakse, aga noh, seal palka ikkagi siis see. Ja kui sa plaanid nagu päriselt, noh, samamoodi, et kauple täna, eks ju, et noh, tõenäoliselt müüa on paindlikum, eks ju, ennem 1. juulit, eriti kui ta müüb uut vara, et noh, see sama võit, eks ju, et kummale poole ta siis tuleb, eks ju, nii et noh, ütleme siis müüjad, ostjad,
maaklerid, said vist kõik aetud? Said vist kõik aetud, siin tuli nüüd soovitusi, ma oleks oodanud võib-olla ühte, võib-olla kahte, eks, aga tuli nüüd pahinal väga hea, ma arvan, et see oli vähemalt üks pikemaid soovituste ridasid, super luks, aga tõmbamegi siit otsad kokku, täname kõiki kuulajaid-vaatajaid, et oma aega meile pühendasite, 107. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris, Ingmar Saksing oli inimene, kes meil aitas siis teemadest rääkida. Ingmar on LVM kinnisvara juhatuse liige ja ta on kutseline maakler tase 6. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toomberg olen mina ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin siis head kevade ootust kõikidele järgmise korrani. Kõik head.